Juuniorklass on läbi aegade olnud selline, kus käib selline armutu heitlus ja tohutu kohtade vahetus ja viimaste aastate märgiks on olnud ka see, et väga puhtalt sõidetakse tegelikult. On ju need noormehed aastaid teineteise kõrval klassist klassi edasi arenenud ja teavad teineteise tugevusi, nõrkusi. Nüüd siis Mauris Põldmaa rivistab üles kaaskonkurendid, tema dikteerib tempot number 9 kaardil. Ja tema kõrvalt stardib number 31 Erich Küün, edasi 21 Valter Svedris, 41 Siim Leedmaa, 24 Jakob Mattias Oja, 19 Artsemi Kaminok, 68 Nick Speedi, 67 Jevgeni Too, 55 Jon Einari Bambus, 12 Gregor Jeets, 25 Ragnar Veerus, 10 Simone Viidas ja 56 Georg Kõss. Start on antud ja jääb. Mauris Põldmaa jääb liidriks ka pärast esimest kurvi ja ka pärast teist kurvi. Number 21 Valter Svedris on tema sabas siis teisel kohal. Et Mauris Põldmaa väga hästi kasutas oma esimest stardipositsiooni ära ja koos Valter Svedrisega on nad päris pikalt esimese ringi kohta teistel eest ära sõitnud, siis tuleb Erich Küün, Küüni selja taga kohe Jakob Mattias Oja ja Oja läheb nüüd Erich Küünist mööda sõidule, aga ei, siiski mõtleb ümber ja nüüd ega seal mingisugust pundart ei teki teises kurvis õnneks siiski mingit pundart. Nii et Erich Küüni taga siis number 24 Jakob Mattias Oja, siis number 19 Artsemi Kaminok, 41 Siim Leedmaa, 68 Nick Speedi, 25 Ragnar Veeros ja Georg Kõss on tõusnud 10. nüüd siis stardil number 56. Startis ta 13. kohalt. Ja püüab number 25 nüüd mööda saada ja saab mööda number 56. Georg Kõss, Ragnar Veeruse peanahk on seekord võetud, aga kes seal nüüd rajaperve lendab? Ja ongi, Ragnar Veerus võttis rajaservast lisa, nii et läks seal koha pärast võitluseks kellegagi teises kurvis ja Ragnar Veerus pudenenud siis võistlejate rivi lõppu. Ja nüüd tahab väljast mööda sõita ja sõitiski väljast mööda Georg Kõss ja võttis Nick Speedi peanaha ning tõusis 6. Georg Kõss siis, nagu öeldud, tohutu võidujaunuline tegelane kaardil number 56, praegu on sellises uhkes üksinduses, ei ähvarda teda keegi, tema ka esialgu vähemalt kedagi ei ähvarda, sõidab 6. kohal selle rohevalge kaardiga. Nii et võidunälg on noormehel tohutu, Mauris Põldmaa sõitnud siiamaani võistluste kiirema ringi. Tema võistluste liider kaardil number 9, nüüd sõidab Erich Küün number 31 võistluste kiirema ringi, Erich Küün on hetkel 3, teisel kohal on number 21 Valter Svedris, meie lõunanaaber Lätist. Number 24 Jakob Mattias Oja, siis on 41 Siim Leedmaa, siis Georg Kõss number 56 ja Kõss sõitis nüüd oma kiirema ringi, aga Erich Küün oli tast pool sekundit kiirem äsja lõppenud ringil. Et saab näha, kas õnnestub nüüd Georg Kõssile eessõitjat püüda või mitte. Kedagi teda segamas ei ole, kellegi vastu katma ei pea. Ja järjekordselt oma kiirema ringi sõidab Georg Kõss, aga sama teeb ka Siim Leedmaa ja on 0,01 sekundit kiirem kui Georg Kõss. Tagaotsas pusivad seal kohtade pärast Simone Viidas ja number 67 Jevgeni Too. Simone Viidas parandas positsiooni, tõusis 10. mööda Jevgeni Toost, kui nüüd õigesti nägin. 0,9 sekundit oli Mauris Põldmaa edu Svedri sees, see on nüüd 1,19 sekundit. Ja number 56, 6. kohal sõitev Georg Kõss sõidab võistluste kiirema ringi. Edestab 0,2 sekundiga Siim Leedmaad, kes on tema ees 1,8 sekundi kaugusel. Läbitud on 6 ringi ja 13 ringi on finaalsõidu lõpuni.
Mauris Põldmaa vaatab tagasi, ähvardavat ohtu kusagil ei ole. Siis tulevad Svedris, Küün, Mattias Oja ja Siim Leedmaa. Siim Leedmaa võtab nüüd kiirema ringi oma nimele omakorda. Aga ainult natukene on temast aeglasem Georg Kõss. Siis tulevad Nick Speed ja Arseni Kamenok, Jan-Einari Bambus, Simone Vidas ja Jevgeni Too. Nüüd käib võistkonnakaaslaste vahel koha võitlus ja Simone Vidas tõuseb koha võrra Jan-Einari Bambusest mööda 9. Nobeda tütarlapsega on tegemist. Tristan Viidase õde siis. Simone Vidas, esimest hooaega sõidab ta kartautode ringrajasõidus. Aga Mauris Põldmaa jätkuvalt üle sekundi edumaa järgnevate eest, kui Georg Kõss võtab kiirema ringi taaskord oma nimele. Aga oluliselt Siim Leedmaale lähemale ei saa. Oli 0,1 sekundit kiirem kui Siim Leedmaa number 41. Ja Siim Leedmaa siis omakorda jahib Jakob Mattias Oja peanahka. Võitlus käib 4. ja 5. positsioonile, need 2 sinist karti seal siis. Aga ülipikalt on ette saanud rohelisel number 9 Mauris Põldmaa. Finaalsõit käib ja kohe jääb 10 ringi finaalsõidu lõpuni. Number 56, 6. kohal olev Georg Kõss sõidab taaskord võistluste kiirema ringi ja nüüd võttis jõuliselt järgi Siim Leedmaale tervelt 0,3 sekundit. Erik Küün on võitnud positsiooni Valter Svedrise vastu, tõusnud teiseks, kui kollased lipud on väljas. Keegi on rajapervel. Samal ajal Georg Kõss vaid sekundi kaugusel Siim Leedmaast. Ja Nick Speedi on rajapervel, istub veel kardis siin pärast esimest kurvi turvaalal. Välja ei tule, no rajale ka väga minna ei taha. Näitab, et lükake, aga rajakohtunik aidata ei tohi, ise peab rajale tagasi saama. Erik Küün jätkuvalt teisel kohal, siis eelmisel ringil sai ta mööda Valter Svedrisest. Svedris läheneb siin teises kurvis, piirurdus maal tal, aga ähvardavaks ei muutu. Samal ajal Simone Vidas tõusnud juba 7. Ja Viidase savas on number 25 siis. Vana rajahunt juba võib öelda niimoodi noore Ragnar Veeruse kohta. Number 25 on Simone Viidase number 10 tuules ja võitlus käib seal kohtadele 7-8. Georg Kõss tuleb vaikselt aina lähemale konkurentidele. 7 ringi jääb finaalsõidu lõpuni. Mauris Põldmaa oli üle sekundi, nüüd on see alla sekundi. Ja Erik Küüni juhtimisel on seda edumaad nüüd vähendatud. Valter Svedris püüab küülte hammastega Erik Küünist kinni hoida või tema kardist vähemalt. Ja siis tuleb seal taga tandemina ka number 24 ja 41 Jakob Mattias Oja ja Siim Leedmaa ning nende taga siis Georg Kõss. Siim Leedmaa sõidab võistluste kiirema ringi ja kas läheb ka möödasõidule? No ei lähe. On küll pidurdusmaa peal seal taga kaitserauast kinni, aga möödasõitu ei proovigi. Ja Erik Küün järjepidevalt väheneb Mauris Põldmaale. Mauris Põldmaa edu oli 1,3 sekundit kuni ring tagasi, nüüd vaid 0,89 sekundit. Ja enam pole stopperist tarvis, see on silmagagi näha, kui kohe jääb 5 ringi finaalsõidu lõpuni. Mauris Põldmaa edu kuivab kokku. Kas väsib mootor, poiss, rehv hakkab alt ära kaduma, mida iganes või kõik asjad koos, kui käib natukene rajalt väljas. Seni 4. olnud. Kas just nii, Siim Leedmaa haukas rajapervelt tolmu ja see võimaldas tõusta number 56. Georg Kõssil koha võrra 5. Koguni 4. sellepärast põrkasid kokku seal 2-5. Oi, nüüd on küll ohtlik koht, kus kohast püüab rajale tagasi tulla.
ja just ideaaltrajektoori peal seal põhiline, et nüüd sõitjad näeksid, et mingisuguse tõsise probleemiga on tegemist, kui 4 viimast ringi on käsil ja sai rajale tagasi. See on siis number 24 Jakob Mattias Oja. Ja Erich Küün juba noolib esimest kohta, Maurice Põldmaa võtab katvaid manöövreid ette. Number 9 Maurice Põldmaa sõidab välja Maurice Põldmaa ja kaotab 2 kohta, aga Valter Svedrist saab tast mööda. Ja ei ole kaugel ka Georg Kõss. Kas ongi rehv alt läinud või milles küsimus on? Igatahes ei taha see kart küll hästi maa küljes kinni enam püsida. Ja liidriks on tõusnud siis number 31 Erich Küün, teine number 21 Valter Svedris, 3. praegu Maurice Põldmaa ja 4. ütleme, et veel Georg Kõss, kui eelviimane ring on alanud, 2 ringi on finaalsõidu lõpuni klassis Rotax Junior. Erich Küün vaatab tagasi pärast teist kurvi, no ei ole Svedris kaugel, ei ole ka Põldmaa kaugel, aga mida teeb siis Georg Kõss? No oluliselt lähemale just kui ei ole saanud sellel ringil. Nii et esikolmik küll, ütleme niimoodi, et suhteliselt tihedalt koos, kuigi samas üsna rahulikult võib-olla võib hingata Erich Küün, peab keskenduma oma sõidule, kui kohe-kohe algab viimane ring. Number 31 Erich Küün läheb viimasele ringile liidrina, siis tuleb Svedris, Põldmaa, Kõss, siis Veedmaa. Ja nüüd teise kurvi pidurdusel ei proovi keegi mingisugust möödasõitu. Maurice Põldmaa, kas ta leppinud on oma 3. kohaga, igatahes vaatab tagasi. Svedrisest möödasõitu ei proovinud, nüüd see 4. kurv. Siin ka oluliselt lähemale lätlasele ei saa. Erich Küün, kui rumaluse ei tee, hoiab kardi nina õiges sõidu suunas ja paremat jalga ka tarvitab nii, kuidas tarvis kiireks sõiduks. Siis peaks võitsid koju tulema ja number 31. Erich Küün on võitja! Teine Valter Svedris napib, 3. Maurice Põldmaa ja viimasel ringil võistluste kiirema ringi sõitnud Georg Kõss on 4. 5. Siim Leedmaa, number 41. 6. Ragnar Veeruse oma debüütsõidul, 7. number 10 Simone Vidas. 8. Arseni Kamenok, 9. Jevgeni Too, 10. Jon Einari Bambus. 11. Gregor Jeets. Ja 12. Jakob Mattias Oja ning spiidi katkestas. Kiirem ring jäi siis Georg Kõssi nimele, number 56. Lõpetas ta 4. Keskmine kiirus kiiremal ringil 96,7 kilomeetrit tunnis. Aga ülipõnevaks kujunenud finaalsõidu võitis siis Erich Küün, teine Valter Svedris ja 3. Maurice Põldmaa.